Sisse astus Kunksmoor. Ta oli oma suure sassise juuksepahmaka lahti harutanud ja roheliseks värvinud, nagu merevetikad hõljusid ja lainetasid grillid rohelised juuksed ümber Kunksmoori. Moor oli üleni kaetud ehetega nagu soomustega, nii et kleiti peaaegu ei paistnudki. Liikudes ta aina kilises ja külises. Kunksmoor astus kohe lähema mikrofoni juurde ja ütles: näete praegu mind, mina olengi Kunksmoor. Üks noor ajakirjanik, kes seal kõrval seisis, küsis: nagu me kõik teame, ei ole nõidu üldse olemas. Huvitav, kuidas te sellesse teadusse seisukohta suhtute? Ja ta pilgutas kaamerate suunas silma. Kunksmoor vaatas reporterile põlgliku naeratusega otsa ega vastanud midagi. Selle asemel tegi ta kätega mõned imelikud liigutused. Ja äkki voogasid läbi suletud akende sisse vahused merel. Kõik olid hirmus kokku. Kes vähegi sai, ronis mõne kõrgema asja otsa. Lauad, kapid, riiulid, isegi kaamerad olid inimesi täis. Ainult üks teleoperaator ei jätnud oma tööposti maha, vaid jätkas ujudes tööd kaamera taga. Tänu temale läks saade õnnelikult edasi. Ka Kunksmoor jäi voogude keskele, nagu poleks midagi juhtunud. Lained muudkui mõllasid ja mässasid ta ümber. Trumm istus televiisori otsas ja vaatas kõike vaimustustega peal. Tema kõrval ukerdas tugitooli selja toel televiisoni reporter. Ehmatusega ei mõistnud mees öelda muud kui: heldene aeg, mis te nüüd ütlete? Vaimustav, ütles selle peale Trumm. Juba 10 aastat ei sõida ma enam merd ja viimaks ometi tuleb meri minu juurde. Trummi tuba oli täis tõelist tormi. Mööbel kõikus ja kiikus ja kõigil oli tegemist, et ennast kinni hoida. Tuul puhus ja lõgistas aknaid. Kunksmoor vaatas võidurõõmsalt rikki. Ta rohelised juuksed olid jälle sassis ja segad. Siis tegi Moor käega ühe rahustava liigutuse ja vesi vajus vaikseks. Kunksmoor pumises paar arusaamatut sõna ja vesi kadus, nagu poleks teda olnudki. Kuskil polnud enam tilkagi, ükski asi polnud isegi niiske. Ainult vaibal siples paar pisikest kala ja ühe prožektori tuline pirn oli külma veeprits meist katki läinud. Kõik ronisid kohmetult jälle maha. Noh, küsis Kunksmoor noorelt ajakirjanik. Kuidas te sellesse suhtute? Väga huvitav, pomises noor ajakirjanik ja puges teiste selja taha. Kas on veel küsimusi, küsis Kunksmoor ja vaatas ringi. Praegu ei ole. Siis asume asja juurde, ütles Kunksmoor ja tõstis mõlemad käed sirgelt üles. Käevarud kukkusid kilisedes mööda käsi varsi alla. Kunksmoor hakkas ümisedes oma pikka luist keha kahele poole õõtsutama. Ehtete ümber lõid tasakesi helisema. Natuke aega õõtsus Kunksmoor niiviisi koha peal. Siis hakkas ta keerlema ümber tugitooli, millele istus Trumm. Kõik jälgisid ta tegevust otse kui hüpnotiseeritud ja kaamerameestel oli tarvis tugevat enesevalitsust, et tekkinud olukorras töötada. Alguses keerutas Kunksmoor kaugel ümber Trummi. Siis jäid tiirud üha väiksemaks ja lõpuks jäi Moor Trummi ette seisma. Kõik pakatasid ja kaldusid ettepoole. Silma nagu naelutatud Kunksmooril. Nüüd hakkas Kunksmoor midagi pomisema. Ta sõnadest ei saanud keegi aru, kuid sellest hoolimata olid need nii mõjuvad, et kõigil juures viibijatel hakkasid jalad lõppema. Hiljem selgus, et sama oli juhtunud ka paljude televisiooni vahtel. Trummi jalad tõmblesid kõige tugevamini, see nägi välja, nagu oleks Trumm teinud jalgrattasõiduharjutusi. Siis karjatas Kunksmoor äkitselt valjusti. Kõik võpatasid ja Trumm hüppas ehmatusega püsti. Ta jäi kindlalt ja vankumatult Kunksmoor ette seisma ega kukkunud enam maha. Trummi jalad olid terved. Kõik olid vaimustuses, kuid kõigil oli ka natuke kõhe. Igaüks vaatab salaja oma jala üle, mõni isegi katsus käega, kuid õnneks oli kõik korras.
olime praegu millegi tõeliselt vapustava tunnistajateks, alustas televisioonireporter, kui oli natuke toibunud. Raske oleks isegi uskuda, kui kõik poleks toiminud. Otse meie silmade all see mees kannatas õnnetuse tagajärjel saadud parandamatu vea all. Talle on tehtud kokku umbes 20 operatsiooni, mis kõik jäid tulemused. Aga nüüd võisime näha, kuidas ta paari. Öelge meile, palun, kuidas see teil õnnestus. Reporter sirutas mikrofoni kunksmurre, jäädes igaks juhuks ise temast nii kaugele kui võimalik. Siin oli tegemist sisemise veaga. Nagu nägite, ravisin seda oluliselt nõiasõnadega, vastas kunksmoor. Ja nii võite ravida ka teisi haigusi loomulikult, vastas kunksmoor. Kuid ma ei armasta sõnu, sest sõnad on ohtlikud. Nendega ei tea kunagi täpselt, mis võib juhtuda. Ma mõtlen igasuguseid kõrvalnähtusi. Üldiselt eelistan ma ravida rohkudega, mis on kergem kas lennuõnnetust ära hoida või õnnetuse ohvreid terveks teha. Minul ükskõik, naeratas kunksmoor enesekindlalt, aga ohvritele igatahes on õnnetuse ära hoidmine kergem. Ajakirjanikud, kes nende ümber tunglesid, muudkui kirjutasid kunksmoori jutu üles. Kas teil on ka teada, et ka igavese nooruse saladus, küsis keegi, muidugi vastas kunksmoor tähtsalt. Noor ajakirjanik, kes enne kunksmoori käest nina peale oli saanud, küsis nüüd mürgiliselt, miks te seda saladust siis enda juures ei kasuta. Kunksmoor vaatas noorele ajakirjanikule otsa nii, et sellel külmal judinad üle selja jooksid, ütles, kui ma oma nooruse tagasi tooksin, kaotaksin ma sellega kõik elu jooksul kogutud tarkused ja kogemused. Olen parema meelega vana tark nõiamaa kui noor loll pea. Kas te tunnete ka surematuse saladust? Kostis vähemalt 10 suust korraga. Tunnen küll, ütles kunksmoor ja naeratas võluvalt kaamerate suunas. Kahjuks pole meil nõiamooridel lubatud kindlaks kujunenud loodusseadusest üle astuda. See tooks ainult häda ja õnnetust. Raske on ju kõigi tegude tagajärgi ette näha. Kas te suudate ka teistele tõbesid kaela manada? Küsis üks klantsiva peanupuga ajakirja. Millis haigust aga soovite, vastas kunksmoor ja muigas. Öelge ainult oma vaenlase nimi ja kus ta elab ja tõbib, mida talle soovite. Läikiva nupuga ajakirjanikul oli mitu head kolleegi ja ka ülemus, kellele ta päris mõnuga oleks sügeliselt kallale läbi. Aga loomulikult mitte avalikult teleekraani, vaid kuidagi selja tagant ja salana. Kunksmoor teadis seda väga hästi. Noh, ei, ma niisama ainult tahtsin teada. Omises klantspeaga ajakirjanik ja süvenes oma märkmetesse. Kaamerad surisesid, fotoaparaadid plõksusid, televisiooni ülekanne kestis juba 4. tundi üle määratud aja. Lihtsalt kõik televisiooni töötajad istusid kui nõiutud oma aparaatide taga ning keegi ei suutnud tõsta kätt, et ülekandejaama välja lülitada ja järgmist saadet alustada. Ajalugu tunneb teatavasti mitmesuguseid maagilisi esemeid nagu tarkade kivi või ka lihtsalt mingi nõiasormus või kepp või lapp, mille abil ükskõik, kes võib nõidust teha. Kas teie valduses on mingeid selliseid esemeid? Küsis keegi pikk ring. Nojah, lausus kunksmoor vastumeelselt. Selliseid asju muidugi on olnud ja on veel praegugi alles. Minul isiklikult pole nõidumiseks midagi vaja, ma olen ise nõid. Aga kas teil nõia võimuga taimi on teada, küsis keegi? Noh, näiteks siilipopi rohi. Seda tuleb korjata juulikuu õhtul õigelt heinamaal. Siilipopi rohi avab lukud ja riivid, kelle käes on siilipopi rohi, see mõistab lindude kõnelt ja võõraid keeli. Missugune on õige heinamaa? Aga kunksmoor ei tahtnud enam vastata. Isegi on palju lobisemist. Usun, et nüüd aitab. Ja korraga oli saade läbi. Järgmisel päeval ei astunud kunksmoor majast sammugi välja. Terve päeva luges ta ajalehti, mis oli tees pilte ja kirjutasid tema. Alguses oli ta vaimestuses, kuid pikapeale muutus aina süngemaks ja süngemaks. Jõudis kätte õhtu pidevik, millal ta oli harjunud koos trommiga kibuvitsa marjateid jooma, oli ta moor nagu väikese pilv. Et kunksmoori meelt rõõmsamaks muuta, pani trumm televiisor. Alguses vaatasid nad filmis endast
Kunksmoor kirtsutas kogu aeg nina, sest tema meelest oli film äärmiselt asjatundmatult tehtud. See tegi ta meeleolu veidi paremaks. Siis aga lõppes film ära ja ekraanile ilmus diktor. Järgmiseks oli meil vaatajate soovil kavas kordussaade eilsest kohtumisest Kunksmoor. Kunksmoor läks silmapilku uuesti tujust ära. Kui ta nägi ennast grellrohelises kiharate pilves ekraanile astumas, haaras ta ahastusega peast kinni ja hakkas juukseid katkuma. Trumm valas vaikides teed. Ekraanil lõid lainetama vahused näred. Kunksmoor otse ägas neid vaadates. Kui ta aga nägi ennast käsi kõrgele tõstmas ja õõtsuma hakkamas, kattis ta näo kätega ja palus, et Trumm keeraks televiisori kinni. Kuidas küll mu silmad alles nüüd lahti lähevad? Ma ei või vaadata, kuidas seal vanamoorsele inimesele purusilma puistab. Kuidas ma olen küll võimunud nii madalale langeda? Ma õnnetu Kunksmoor. Oh, need hirmsad rohelised juuksed. Minu arvates olid need ootamatult ilusad, ütles Trumm. Kas ma selleks olen kogu oma elu kulutanud rohutude saladuste tundma õppimisele, et nüüd vanast peast oma juukseid roheliseks värvida? Ma olen ju lihtne nõiamoor ja mitte mõni eblakas nägi, kellel muud mõttes ei olegi, kuidas aga kedagi vetepõue saaks meelitada. Kõrge männi otsa tuleks mind juuksed pidi üles tõmmata. Oh, ma olen Kunksmoor. Kas see pole liiga ränk karistus? Küsis Trumm. Selle küsimuse peale hakkas Kunksmoor nutma. Keegi ei mõista õnnet hinge nuuksusta. Sa tegid mind ju ometi terveks, ütles Trumm tasakesi. Ma korraldasin selles naeruväärse tsirkuseetenduse, ütles Kunksmoor. Kas sa arvad, et kogu seda keerutamist ja kipsutamist sinu ravimiseks vaja läks? See oli kõik puhas edevus. Mulle lihtsalt meeldis näidata, kui vägev nõiamoor ma olen. See on nii arusaadav, katsus Trumm Kunksmoori lohutada. Kui see noormees poleks sind kohe alguses tahtnud naeruks panna, siis ei oleks see niiviisi teinud. Sa tahtsid talle lihtsalt tõestada ja see lainetav meri oli ju nii kaunis. Sa ei oska uskuda, kui mõnusalt ma ennast tundsin, kui nägin end jälle kord merelainetest ümbritsetuna. Aga Kunksmoor ei kuulanud midagi, vaid ainult nuttis. Oh, ma vana tobu luksusta. See oli ainult labane silmamoondus. Mind tuleb metsikute kahude kätte heita, et nad mind lõhki repiksid. Oh, ma annata Kunksmoorike, milline kole saatus mind ootab. Pisarad voolasid ojadena üle Kunksmoori põskede ja kus on siis vaene haige meremees, kellele ma sotumatuks. Unustasin, kui mu vana rumal pea sai täis ilmu edevust ja tähtsuse ei andnud tema pärast ära muretsed, ütles Trumm rõõmsalt. Ta tegi endale kuuma piima meega ja sai ise terveks. Praegu on ta juba kaugel merel. Ei, mind tuleb tuleriidal põletada, nagu tehti vanal ajal nõidedega, kes ei mõistnud olla küllalt tagasihoidlikud. Oigas Kunksmoor. No, ütles Trumm, see peale rahustavalt. See oleks küll juba täiesti seaduse vastane tegu. Ta kallas Kunksmoorile veel teed ja pani 8 suurt lusikatäit suhkrut sisse, et moori närve rahustada. Kunksmoor jõi teed ja nutis muud kui edasi. Lõpuks oli ta nutmisest ja siirup magusa tee joomisest nii väsinud, et tal hakkasid silmad kinni vajuma. Siis viis Trumm Kunksmoori voodisse ja kattis ta sooja pehme tekiga kinni. Moor uinus kohe. Hommikul oli aga Kunksmoor kadunud. Kui Trumm teda otsima läks, leidis ta tühja voodi ja lahtise akna eest. Padja peal oli kiri. Läksin ära, sest linnaelu ajab mind hukka, seisis kirjas. Ja ümberringi põrandal, laual, toolidel vedelesid kõik Kunksmoori peene töösärgid ja hommikumantlid, kleidid ja kübarad, mantlid ja kingad, lõhnaolid, kreemid, kellad, ketid ja kõik muu, mis läikis. Hästi lõhnas või oli muidu kehva. Kunksmoor polnud ainsatki ainsa asja kaasa võtnud ja oligi Kunksmoor oma saarel jälle tagasi. Vahepeal oli sügis kätte jõudnud mängu all õitses veel lilla lõhnav ka tarbik.
kanalpikk. Kibuvitsa tihnikud olid täis suuri punaseid marju. Lehed puudel ja põõsastel kolletasid ja meri ümber saare olid tume. Kunksmoor küüris oma majakese seest ja väljast puhtaks kui prillikivi. Siis korjas ta räästa alustesse lõhnavaid taimi. Ta noppis kõik nõud täis kibuvitsamarju ja pähkleid ja suure tütre soolast ta tänavu ääreni täis pisikesi pruune männiseeni. Kui kunksmoor kõik valmis sai, pesi ja kammis ta oma juuksed pehmeks ja kohevaks ning ehtis oma kuulnud sädelevate särjesoomustega. Ta sidus ette punase ruudulise uue põlle ja hakkas õhtuti rannas kivil istuma ja merele vahtima. Kunksmoor ootas, aga alles esimese nõrga jääga nägi ta tulemas seda, keda oodanud oli. Jää võis iga hetk murduda tuli ja uiskuda all ja kunksmoor süda oli ehmatust täis. Ähmiga hakkas ta pooltahtamatult nõiasõnu pomisema ja korraga lõi pakale paukuma. Veri kattus paksu jääga. Taevast hakkas nagu kotist langema. Tõusis tohutu tuisk. Tuul ulgus ja vilistas, lumi keerles ja mullas tormiilides. Tuli ja padus lumemaruga silmist sootumaks. Oh mannetu kunksmoorike, mis ma olen teinud? Kiljatas moor. Tuisuga võideldes tegi ta kiiresti kaldakividele suure märgu tule üles. Talve tagasi sõnudad enam ei julgenud, sest kes teab, mis siis veel oleks võinud juhtuda. Möödus hulluka aega. Kunksmoori rahastav süda tardus hirmust. Mõeldes, et tuli ehk saarekesest eemalt mööda uisutada kaugele avamerele ka. Kus ta enam tagasi tulla ei oska ega suuda. Ettevaatlikult hakkas ta tuld heledaks loitsima, aga moori ängistus oli nii suur, et loitsud ei aidanud. Äng vajutas tule hoopiks madalaks. Siis aga ilmus tuisu sees nähtavale suuremani väsinud trumm. Ta oli peaaegu jääpurikaks külmunud ja tõrjid olid üleni lund täis. Kunksmoor tõusis lausa lendu talle vastu tõtates. Tere, ütles trumm külmast kangete huultega. Ma sattusin siit juhuslikult mööda minema ja mõtlesin, et astun hetkeks sisse. Trummi kaenla alt ilmusid nähtavale paberisse pakitud lilled. Need olid viimased õrnad Valderjani õied. Trumm võttis paberi ära ja ulatas lilled kenasti kummardades Kunksmoorile. Noh, ütles Kunksmoor lilli vastu võttes. Seekord on sul küll viltu läinud. Valderjanil korjatakse juuri, mitte õisi. Trummi nägu muutus väga õnnetuks, aga kas nad pole siis ilusad, küsis ta. Ah, soovitas Kunksmoor seda küll. Kunksmoor viis läbi külmunud Trummi oma majakese tuisu eest varjule. Ta tegi kohe koldesse tule ja pani kibuvitsamarja tee keema, sest laskis moor Trummi luisud ja märjad saapad ära võtta ja andis talle villased sokid, et ta jalad sooja saaksid. Ta mässis Trummi üleni pehmesse suurätikusse. Kui mugav siin on, ütles Trumm igatsevalt ohates, kui nad juba kõõguvate männikäbettega täidetud koolde ees istusid ja oravad kibuvitsamarjadeid hõppasid meri ümberringi ja suve hubane majake elamiseks. Tõttu öelda tulin ma seepärast, et tundsin suur puudust meie õhtuste tee joomiste järele. Sa võiksid ju veel mõnikord tulla, ütles Kunksmoor kärme. Pikkadel talveõhtudel ongi siin vahel veidi üksildane olla. Ma tulin sind linna tagasi kutsuma, kogu teadlased tahavad su taimi tundma õppida, ütles Trumm vaikselt. Mitte linn ei aja sind hukka. Põhjus oli kuskil sinus endas. Sa pead endaga võitlema, mitte linnaga. Ma tean, ütles Kunksmoor, aga ma pean ennast siin kooma. Vähemalt selle talve veel. Ja ma tahan kirjutada valmis selle raamatu oma taimetarkustest, mida sa mul soovitasid teha. Kui see on tehtud, siis ehk tulen. Olen juba vana mees, ütles Trumm selle peale ja tee sinu juurde oli pikk ja vaevarikas. Luba mul jääda siia sulle appi. Ma võin su taimed üles joonistada, sest õigupoolest tulin ma oluma su kätt ja su südant
Kunksmoor hakkas üleni ühetama nagu õitseb roos. Ma ei tea, kuidas ma pean vastama, ütles ta. Mul pole niisugust olukorda veel kunagi varem olnud. Ma palun ainult ühte seda, mu kallis Emmeliine. Kas jah või ei? Seepeale sosistas Kunksmoor kiiresti jah. Ja pakane ning tuisk väljas mahaneksid soojas pehmeks sügisõhtuks. Kunksmoori maja ümber lõid õitsema suured tumepunased jurjendid. Väljast merest tuli kajakas ja koputas tasakesi vastu nokaga aknaruutu, aga Kunksmoor ei märganud seda üldse. Kunksmoor istus koolde ees ja vaatas oma armsale trummile silma ja mõnigi pisujad kooldes hõõgusid punased ja kuumalt, levitades vaigu lõhna ning õdusat soojust.